kõigil oleks võimalus ka seda järele vaadata. Nii, ja siis arvan, et alustame. Aeg on täis. Et siin meie nägemus on siis selline, et kõige suurem vara on tervis inimestel ja kõik haigused ja hädad saavad tegelikult alguse meie enda organismist ja meie enda soolestikust ja siis meie töötame selles suunas, et see toit, mida meie tarbime ja mida me pakume, oleks meile ise siis ravimi eest ja siis toidaks meid hästi ja kasulikult. Nagu me kõik teame, siis oma tervislikku toitumist saame ise jälgida, et selleks on antud soovitused tarbida päevas vähemalt 400 grammi või 5 portsjoni köögivilju, kaunvilju, pähkleid, puuvilju ja täisteratooteid. Ja on ka teada, et inimene vajab vähem kui 10% kogu energiast saab ta vabadest suhkrutest, siis vähem kui 30% kogu energia tarbimisest saab ta rasvadest ja vähem kui 5 grammi soola vajab ta tegelikult ööpäevas. Nii. Ja siis 2025. aastaks on paika pandud meil sellised eesmärgid, et vähendada soolatarbimist 30%-ni, et oleks maailmas vähenenud või peatanud diabeet ja ülerasvumistõbi, et vähendada enneaegseid surmasid ja siis vähendada kõrget vererõhku. Ja sellele me saame tegelikult igaüks ise kaasa aidata. Et see ongi siis selle, et läbi puuviljade ja köögiviljade tarbimist, siis vähendada soolatarbimist ja monoküllastamata ja transrasvade tarbimist. Ja samamoodi suhkur on inimesele vajalik, aga lihtsalt, et tarbida suhkurt vähem ja tarbida nagu selliseid tooteid, mis on vähendatud suhkrusisaldusega. Ja meil on tehtud üks selline tabel, et mis ongi siis nagu health and well-being ehk tervislik ja heaolu tooted. Et kuidas seda siis saab ise teha, ongi nii, et mõnesid komponente vähendada ja teisi suurendada ja rohkem ei peagi väga palju muutma, et siis rohkem süüa terasid ja seemneid ja puuvilju, siis vähem tarbida soola, rasvaineid ja suhkurt ja siis me näitame täna ja pakume ja meie suund on ka selline, et liikuda rohkem puhta etiketiga toodeteni, et oleks vähem e-aineid. Päris alati neid ei saa ära võtta, sest aeg-ajalt on need ka kasulikud või vajalikud, ütleme nii, et kui toota mingi pikema elueaga toodet, siis üks sari on meil gluteenivabasid tooteid, orgaaniline sari on meil olemas ja siis on taimepõhised toorained. Ja siis järjest vaatame need üle, et mis meil on siin Eestis olemas ja mida me saame teile pakkuda. Nii, terad ja seemned. Et vaatame, siis siin on toodud üks tervislik turu-uuring, et maitsvad, kuid mitte tervislikud on siis rasvad, soolad ja gluteen, nagu me rääkisime. Siis siia keskele jääb juuretis. Meie tootesortimendis on see siis Authentic
aktiivpagari komponent, mis on fermenteeritud kujul. Ja siis tervislikud, aga siiski maitsvad on kiudained ja need on ka nende üks omadus on ka veel see, et säilitada selle toote häid omadusi ja häid maitseomadusi, et kui midagi ära võtta, siis samal ajal peab ka midagi juurde panema. Nii ja siis 73% on siis täistera ja mitmevilja jahusegusid, mida võiks soovitada ja kasutada. Ja mis meil siin Eestis on olemas, siis ongi soft grain sari, mis pakume 5-kilostes ämbrites, on olemas soft grain golden 6 grain, mis on nisujuuretises. 5-kiloses ämbris on 5 erineva tera ja seemne segu. See on väga meeldiva maitsega, kergelt nagu selline meemaitseline alatoon ja seal on sees linaseemned, päevalilleseemned, hirsiterad, kaeraterad. Ja meie ise oleme kasutanud seda nii kondiitri kui pagaritoodetele, et täna tegime ka selliseid näidiseid. Ja siis teine on sprout grain sari, mis on meie eestimaise päritoluga ja milles meil on väga populaarsed on idandatud rukkiterad, idandatud kaeraterad ja nisuterad, et samamoodi pakume neid kõigile oma klientidele. Ja samamoodi on see kasutusvõimalus on laiem kui ainult pagaritoodetes, vaid võib ka leida nendele uusi ja huvitavaid võimalusi. Nii, puuviljad. Väga ahvatlev pilt on siin. Ja meil on uus sari on From Field to Fork, mis siis tähendab, et otse põllult taldrikule. Ja me tahame sellega nagu näidata seda, et oleks jälgitav selle toote päritolu, ehk siis näiteks need õunad oleksid korjatud võimalikult tehase lähedalt ja nad oleksid võimalikult värsked, kui nad jõuavad sinna tehasesse, millest siis me hakkame valmistama oma marjatäidiseid. Ja siin on näha meie uus liin, seda nimetatakse Tesla liiniks. Ja et ta säilitab võimalikult selle värske marja maitse ja omadused. Ja kuna 60% tarbijatest hindab naturaalset maitset ja siis seda originaalset ja algpuuviljade kuju ja maitset, et soovitame seda või soovime ise seda säilitada. Ja uus sari ongi meil siis 70% marjasisaldusega. Meil on täna sortimendis olemas kirss, maasikas, banaan ja aprikoos ja nad on täiesti ilma e-aineteta. Nad on aseptilised ja nendel on siis niimoodi, et suurendatud on marjasisaldust. Ta sisaldab vett, suhkrusisaldust on ka vähendatud ja naturaalseid maitseaineid ja naturaalse nagu säilitusainena on kasutatud seal sidrunihapet. Ja need on tõesti sellise väga puhta maitsega. Ja siis lähemalt ma tõin siin välja meie kuutoote, toppisin siia vahele, on meie Vivafil Passion Fruit. Et võib-olla veel kõik ei ole seda näinud või maitsnud või kasutanud, aga nagu näha siin pildi peal ka, et see toode, esiteks on ta küpsetuskindel, aga teiseks sisaldab ta dekoratiivseid passion fruiti seemneid, et ühtlasi võib seda kasutada nagu siin kaunistusena, et sellel tordil ongi kasutatud seda kaunistusena, mis jätab sellise ilusa dekoratiivse kihi siia. Ja kasutatud on siis, et ta seisaks siin peal ilusti, et ta on kasutatud siis pisut želeed.
ja tal on väga selline mõnusa hapukas maitse, nii et ta on siiamaani, kes on proovinud, et kõigile on oma maitse poolest ka meeldinud ja on külmutamis- ja sulatamiskindel, mis on samamoodi kasulik omadus. Nii ja siis siin on nagu näidatud arengud, et passion fruiti maitse muutub iga aastaga järjest populaarsemaks. Siin on need uute toodete lansseeringud toimunud. 2021. aasta on veel vähe kestnud, et siis sellepärast on see tulp lühem. Nii ja siis seda on kasutatud tegelikult kõigis kategooriates, et nii piimatööstuses kui karastusjookides, kui maiustustes, kuni magustoitudes, kui spordijookides, siis on samuti pandud lastetoitudesse ja siis ka pagar- ja kondiitritööstus tuleb siin. Väiksed snäkid, kastmed, väga palju erinevaid kasutusvõimalusi. Nii et kui keegi soovib katsetada, siis andke julgelt teada. Nii ja siis siin on veel näha selline väikene ülevaade, kus toodetes siis saaks seda kasutada isegi miks mitte kuskil croissanti täidises või teha kiilisi magustoite või juustukoogis või siis sellises ilusas passion fruiti koogis või tordis. Nii ja siis marjatäidistest meil ongi 2 sarja, et on Vivafil, mis on siis küpsetuskindel sari ja Topfil, mis on siis tervete marjadega sari. Erinevad eksootilised maitsed ja siis kodumaised marjad. Nii, siis soola vähendamisest me rääkisime. Ja eraldi tooted on olemas meil sellised modulaarsed jahuparendajad, et kui kellelgi on huvi, et siis võite julgelt päringu teha. Hetkel meil need Eestis ei ole sortimendis. Nii ja siis vähendatud rasvasisaldusega tooted on meil pakkuda siis Cremefil Ultim, mis on selline pehme šokolaadine täidis, mis on ka küpsetuskindel. Siis on meil S500 jahuparendaja ja Puraslim, mis on siis ka selline modulaarne välja töötatud lahendus, aga see on sellistele rikkalikele taignatele, mida meil Eestis samuti väga palju ei kasutata, nii et selles mõttes ei ole teda meil hetkel sortimendis. Nii, aga siis mida küll väga paljud kliendid tegelikult nagu soovivad ja mis on meil siin väga kasulik, on vähendatud suhkrusisaldusega tooted. Et Euroopa Liidus kasutatakse selliseid väiteid, et ei ole lisatud suhkurt, vähendatud suhkrusisaldusega ja ei sisalda suhkurt. Et selleks on siis välja töötatud suhkruvabad tooted, kus mõnedel puhkudel on suhkur asendatud siis mõne suhkruasendajaga või siis näiteks meil on Puratuses on välja töötatud teine sari, mis on vähendatud suhkrusisaldus, kas siis 30 või 40%. Ja nendest toodetest on meil juba täna on saadaval šokolaad, mis on tume šokolaad, kakaotreis, sugar reduced. Siis on olemas meil biskviidisegu Tegral Satin Cream Cake, sugar reduced. On olemas meil väljatöötamisel õigemini on vaniljekreem, kus on 30% vähendatud suhkrusisaldus. Siis on olemas Festipakk, meie taimne koor, kuhu ei ole lisatud suhkurt. Karat on meie kakaoglasuuride sari ja siis pelkoladest me rääkisime, aga samas on, mida me isegi nagu palju ei reklaami, aga mis on
tahame septembri lõpuks kõigil olemasolevatel toodetel 3–5% vähendada suhkrusisaldust selles tootes. Nii et see on nagu iseenesestmõistetav tegevus. Ja mis on veel nagu meie klientide hulgas ja Eesti tarbijate hulgas, mida väga palju jälgitakse, et oleks võimalikult puhta etiketiga toode. See tähendab seda, et seal ei oleks palju e-aineid. Ja siin on sulgudes on cleaner label selles mõttes, et alati ei ole seal võimalik päris kõiki välja võtta, sest on vajalikud vahest mõned stabilisaatorid, on vajalikud vahest mõned et müüa seda toodet pikemalt kauplustes, et siis on vaja mingid eluea pikendus kasulikud komponendid. Ja nagu me kõik teame, et tegelikult ega sellele puhtale etiketile ei olegi täna välja töötatud väga kindlat mõistet. Aga see on nagu selline laialt levinud suund, mida me jälgime. Ja siis põhiliselt see viitabki siis osade kahjulikumate toorainete eraldamisest või siis vähendamisest ja siis samal ajal lisades mingeid kasulikke komponente. Näiteks üks võimalus, mida meie palju kasutame, et mitte kaotada neid maitseomadusi, siis näiteks me lisame naturaalse kiudainena sigurijuurt, mis ei tee järeleandmisi maitses. Nii ja siis meie pakume šokolaadis, pelkolaade šokolaadis, osad on meil täiesti e-ainevabad. Ei sisalda sojaletsitiini. Siis kondiitritoodetest on meil näiteks Tegral Satin Cream Cake Cleaner Label, mis on meie valge või biskviidisegu, mis on väga heade küpsetusomadustega, väga heade maitseomadustega. Võib valmistada nii plaadikooke kui muffineid kui keekse, mis mõte kellelgi parasjagu tuleb. Ja samamoodi on pagaritööstuses meil cleaner label segud. Nii, siis orgaanik. No siin on nüüd antud juba selline selgem nägemus, et mida tähendab orgaanik. Kui kellelgi on selline vajadus, et ta soovib orgaanilisi tooteid valmistada, et siis võib teha samamoodi järelpärimise ja saame teid varustada nende toodetega. Ja mis meil siis täna on saadaval, ongi meie tootevalikust orgaanilistena on Authentic Turum. Uus sari. Siis jahuparendaja on orgaanik, siis Brautgraine seemnesegu, millest me rääkisime. Sapored on meie juuretise sari, siis Softgrain meie idandatud seemnesegude sari ja siis Pelkolaade šokolaadisarjast Kakaotreisis on samamoodi orgaanilised variandid juba saadaval. Osad on siis päritolumaa šokolaadide baasil ja osad on siis meie põhisarjast. Nii ja siis üks suur kategooria on gluteenivabad. Nagu me kõik teame, on osadel inimestel on see vajalik tervislikel põhjustel ja osad inimesed lihtsalt nagu soovivad vähendada gluteeni sisaldavate toodete tarbimist. Meil on Puraatuses on välja töötatud, hetkel on 4 erinevat toorainet, mida me saame pakkuda, on brownie gluteenivaba, siis on biskviidisegu vanillimaitseline, biskviidisegu šokolaadimaitseline ja üks on siis mitmevilja või, kuidas ma ütlengi,
multipurpose kondiitrisegu ehk siis see sisaldab kartuli, riisi, maisi ja tapiokajahu ja hernevalku, nii et see on täiesti selline eriline, aga kuna me nagu teame, et üks nõue on veel see, et kui toota gluteenivabasid tooteid, et siis ei tohi olla ristsaastamist, et see nõuab nagu väga rangeid tootmise tingimuste jälgimist. Nii et kui kellelgi tuleb selline mõte või soov ja ta soovib seda suunda nagu edasi arendada, et siis olete oodatud päringuid jälle tegema. Täna veel hetkel meil Eestis neid ei ole püsisortimendis. Ja teisest küljest nüüd sellel slaidil ongi tegelikult on nagu näha, et need inimesed, kellel ei ole tervislikku näidustust, et ta ei tohi tarbida gluteenivabasid või gluteeni sisaldavaid tooteid, et tegelikult gluteenil ja nisuvalgul on hästi palju kasulikke omadusi. Et kui me võtame need kõik nüüd sellest teraviljast välja, see tähendab seda, et me peame nad samal ajal asendama teiste toorainetega, et need omadused ei säiliks. Ja see võib lisada sinna rohkem jällegi lisaaineid, nii et selles mõttes on see selline piiripealne mängimine. Et siin ongi nagu ilusti välja toodud, et gluteenil tegelikult ta imab vett, ta annab selle pagaritoote elastsuse, ta annab sellise hea gluteenivõrgu, siis pikendab eluiga ja annab nagu parema volüümi, siis taigna nagu väldib selle toote kokkukukkumist, et ühesõnaga annab selle hea taigna tolerantsuse, et tegelikult tal on väga palju häid ja kasulikke omadusi. Ja mida siis meie saame pakkuda nendest gluteenivabadest toodetest? Ühed olid siis need, mis ma ette lugesin ja samamoodi iseenesestmõistetavalt on šokolaadid gluteenivabad, siis osad terad, näiteks kaeraterad on gluteenivabad, juuretis, osad täidised on gluteenivabad ja köögivilja või taimsed vahukreemid on gluteenivabad, osad jahuparendajad, nii et selles mõttes meil on valikus küll tooraineid, mida me saame pakkuda. Ja siis üks eraldi sari on veel taimepõhised toorained. Et seal on ka nagu mitmeid erinevaid põhjuseid. Üks on siis maitse, mille põhjal soovitakse tarbida nagu taimepõhiseid tooteid. Siis üks põhjus on loomade kaitsmiseks ja nende säilitamiseks, siis erinevad kultuurilised või religioossed põhjused või siis kellel on tervislik põhjus. Ja siis siin on välja toodud, et ülemaailmselt 23% on siis sellised flexitarianid ehk siis, kes võivad tarbida nii seda kui teist, 5% on siis ainult puhtad need võivad tarbida nagu osaliselt ka loomse päritoluga, aga siis 2% on puhtad veganid. Ja mida me saame siis pakkuda on siis meie tootevalikust on Sunset Glaze, mis on munavaba saialäige, väga hea, mugav kasutada ja annab ilusa läike. Siis on Puravita Pulsis, neid meil täna Eestis ei ole, aga see on pagarisegu, siis Mimetic on meie kihistusmargariin, siis on meie erinevad taimepõhised vahukreemid ja Satin Vegan on siis meie biskviidisegu. Ja need tooted on kõik juba saadaval. Nii et kui kellelgi tuleb mõte, siis võite julgelt küsida. Ja nüüd mina olengi lõpetanud meie teoreetilise osaga ja nüüd alustame praktilise osa ülekannet, mida teeb
mida teeb Pille. Tervist! Nüüd on siis minu kord esitleda Puratose tooteid. Ma alustan täna, mul on, nagu te näete, mul on täna selline laud, kus on nii pagaritooteid kui kondiitritooteid. Et ma alustaks siit pagari poolt, siis nagu Kersti juba rääkis, et seemned annavad meile tervist, nagu öeldakse, et tervislikud saialeivatooted. Ma olen siis valmistanud täna siin ühe sellise kaerapätsi. Kasutasin selle pätsi tegemiseks Authenticut ja siis panin natukene kaerajahu siia, kuskil 15% ja kasutasin siis meie soft grain õut. See on siis juuretises kaeraterad, clean label, et ilma e-aineteta ja väga mugav on kasutada, kuna nad on siis kaerajuuretises, siis annab ta leivale sellise mahlasuse ja natukene aitab säilitada ka kindlasti. Et kes siis soovib proovida sellist kaerapätsi teha. Siis kasutasin ma neid samu kaerateriga nendes väikestes kuklites. Tegin nad täna kuklit, tegin sellise natukene huvitavamad. No need on nüüd, neid võib tõesti nimetada tervisekukliteks. Siia on mul pandud igasuguseid seemneid. Siia tervisekukli sisse kasutasin ma meie seemnesegu, mis on soft grain golden. Näete siin. Tema on nisujuuretises, ka siis erinevad seemned. Täpselt samuti clean label, nagu see kaerajuuretises kaeraterad. Nii on ka siin 6 erinevat tera. Sisaldab siis päevalilleseemneid ja linaseemneid mitut värvi ja siis tema on täpselt samuti meil juuretises on need terad siis ja täpselt samuti clean label. Ma vist juba mainisin. Näete, ämbrid on meil nagu väga mugavad tootjatele, ka väiketootjad saavad neid kasutada, e-ainevabad. See on siis selline 5-kilone ämber, see on siis kaeraterad kaerajuuretiseks ja siin on meie soft grain golden, 6 erinevat tera, clean label on siis nisujuuretises terad. Ja nagu ma juba ütlesin, et nendes kuklites kasutasin ma siis mõlemit soft graini, siis panin siia lisaks veel meie idandatud rukkiterad, mis on ka e-ainevabad loomulikult, mida saab siis osta 5-kilostes vaakumpakendites, valmistatud Eestis. Ja peale raputasin veel kõrvitsaseemneid. Ja tegin nad siis natukene, mitte ei veeretanud kuklid, vaid tegin nad sellised muffinikujulised, võib-olla mõnele käsitöölisele hea idee, kuidas oma kukleid pakkuda tarbijale natukene teistmoodi. Siin on mul siis tehtud sellised pätsikesed. Siia ma ei ole ka jahu üldse lisanud. Kasutasin seda soft grain goldenit, 6 teraga clean labelit ja siis lisasin siia kaerahelbeid, lisasin kuivatatud jõhvikaid, no igaüks saab panna siia selliseid kuivaineid tervislikke, mida ta iganes soovib. Mina seekord siia pähkleid sisse ei pannud, aga täpselt samuti saab siia kasutada siis pähkleid sisse ja tegin sellised tervislikud pätsikesed ja panin natukene vett ja see meie soft grain goldeni nagu see juuretis väga hästi hoiab koos, nagu te näete. Natukene vett ja ei pea lisaks mingit jahu ega midagi panema. Saate, minul on nad sellised päris suured täna, aga igaüks saab oma maitse järgi teha, kui suured ta soovib.
ja samuti selles mõttes oma maitse järgi, et saab siia lisada neid seemneid, mida ta iganes soovib. Kaerahelbed on mul ka seal, jah, kaerahelbed, jõhvikad, rosinad, soft grain golden ja natuke vett siis. Nii et selline tervislik snäkk. Siis olen ma teinud saiu täna, nagu te näete. No saiades olen ma kasutasin meie Finest moose. Meil on sellised Topfilid, Topfil Finest, kirss ja Topfil Finest maasikas. Marjasisaldus on sees 70% ja nemad on nüüd ka vähendatud suhkruga. Et ma ütleks, et maitse on peaaegu nagu värsketel marjadel, et siuke hapukad, sellised hapukad moosid, tervislikud ja marjad on sees suured. Ja nagu te näete, on nad sellised suht küpsetuskindlad. Ma kasutasin neid siin saiades ja kasutasin ka stritslis, et saab nendega pagaritooteid teha ja saab nendega ka kondiitritooteid teha. Et ei ole nad sellised nagu tavamoosid suhkrut täis. Aga samas on nad sellised nagu sellised naturaalset värvi ka, nagu marjad tavaliselt on või nagu kirss tavaliselt on või nagu maasikas tavaliselt on, nii et selline igati clean label toode meil. Ja siis olen ma ühed saiad teinud siin karamellitäidisega. Meil on nimelt pakkuda uut karamellitäidist, mis on laktoosivaba, piimavaba. Ja maitselt on ta selline, väga hästi eraldub seal selline nagu kõrvetatud suhkrumaitse tõesti, nagu naturaalsel moel tehakse karamelli. Selline maitse tal juures nagu on. Ja temaga saab siis valmistada laktoosivabasid pagaritooteid, kasutada nagu pagaritoodetes ja kasutada ka kondiitritoodetes. Minul on ta praegu siin saia sees siis. Ja samuti näete, olen ma teinud sellised plaadikoogi sugused asjad. No ma tegin nad praegu siia küpsetusvormidesse, kuna ma arvasin, et väga paljud kasutavad seda moodust. Teha selliseid lihtsaid kooke, et küpsetad siin samas ja siis paned müüki ka sellega, pakendad ilusti ära. Ja ma tegingi sellised plaadikoogi moodi asjad, moodi koogid. Et ma olen siin kasutanud siis meie Tegral Satin Cream Cake'i, mis on clean label. Ja siis kasutasin siin laktoosivaba seda karamellitäidist. Ja samuti panin meie seda kirsimoosi, mida ma just kiitsin eelnevalt, 70% marju ja hapukas. Ja siin ma moosi ei kasutanud, siin ma panin lihtsalt külmutatud pohli. Et no sellised koogid tõesti, kes on sellised suurimad tegijad, et väga mugav toota. Suveks saab teha erinevaid maitseid ja jõuluks jälle teistsuguseid maitseid alati nagu muuta. Põhja saab kasutada seda sama, nagu ma ütlesin, et põhi on clean label, aga saab ju erinevaid maitseid siia panna. Et mida te siis soovite? Jah, hetkel ma olen pannud karamelli, aga võib ka panna kohupiima ja marju või jogurtit ja marju, nii et võimalused on nagu väga erinevad ja vastavalt aasta ajale saab seda muuta, samuti saab seda ju jõuluks lõpuks teha. Nii et hea lihtne toota. Kes siis tahab suure plaadikoogina ja kes tahab selliste portsjonitena. Nii ja siin on mul tehtud siis stritslid. Stritslid on mul 2 erinevat, kasutasingi jälle seda Topfil Finest kirsimoosi. Panin sinna juurde meie šokolaadistiki, kus on ka 44% šokolaadi sisaldab, kakaotreis toode. Ja teine stritsel on mul tehtud laktoosivaba karamellitäidisega. Aga ma ei teagi, liigume siit nüüd siis, järgmised tooted on mul kondiitri valdkonnast. Olen kasutanud täna päris palju seda meie munavalge pulbrit, nagu te näete. Olen teinud siin paulad ja olen teinud ka sefiiritordi.
Hakkame siit sefiiritordist siis peale. Marianne läks juba kaameraga siia. No ma tegin sisu täiesti tavalise, panin jälle seda hapukat moosi vahele. Seekord siis maasikamoosi, erinevad sellised kihid ja proovisin siis teha meie sellest munavalge pulbrist, millest saab siis edukalt teha. Ma arvan, et ma Brita kooki täna ei teinud, aga saab sellest ka Brita kooki teha. Ma tean, et kõik seda toodavad. Mina siis tegin täna Pavlova ja tegin siis sefiiritordi. Et väga edukalt saab ka sefiiri valmistada sellest munavalge pulbrist, nagu te näete. Kui kedagi huvitab retsept, siis retseptid on meil järgi proovitud ja retsepti saame teile saata. Et see meie munavalge pulber on nagu väga mugav kasutada. Ta on meil sellistes pakkides ja ausalt öeldes vähese kogusega, kui segate ära suhkruga ja veega ja vahustate ja siis on lihtsalt erinevad retseptid, mida te siis soovite. Sefiirile on erinev retsept, Pavlovale on erinev retsept. Kui hakkate Brita kooki tegema, siis on veel erinev retsept. Samuti saab siia, kes siis soovib lisada tärklist Pavlova tegemisel, nii et on ta üsna paindlik tooraine selline ja on ta clean label. Nii et kes siis ei taha kasutada munavalge massi, siis seda on eriti suvel. Et siis seda on tõesti väga mugav kasutada. Ainuke asi, et te peate ennem selle suhkru ja siis meie munavalge pulbri omavahel ära segama, siis kallama vee peale, läbi segama ja siis juba alustama vahustamist vastavalt retseptile siis. Ja sefiiri tegemine käib nagu ikka sefiiri tegemine, et mul on täpne retsept olemas, ma olen selle järgi proovinud, võin teiega jagada, aga suhkrusiirup tuleb keeta, osa siis munavalget vett ja suhkrut vahustada ja siis suhkrusiirup lisada sinna. Nagu me ikka sefiiri tavaliselt teeme, kes teab see, jah. Kes teab, kes on teinud, see teeb. Nii ja siis, mida mul teile veel siin pakkuda on? Selle Pavlova sisse tegin ma täna siis juustukreemi. Segasin ära meie deli cheesecake'i. Segasin ära meie deli cheesecake'i, et jääks natukene selline tugevam kreem, et ei ajaks nii siia Pavlova sisse ei tahaks ju eriti sellist väga vesist kreemi panna. Siis see Pavlova eluiga pole nii pikk, aga kasutasin meie deli cheesecake'i. Teda saab kasutada ka toorelt, nagu te näete, et ei pea meie deli cheesecake'i kindlasti küpsetama. Segasin teda vahukoorega. Ja vahukoorena kasutasin Italmaxi. Et sain sellise Pavlova sisse juustu maitselise kreemi. Nii ja lõpetuseks on mul teile sellised juurviljasemad koogid siis. Siin ma tegin siis kõrvitsapüreega koogi. Kasutasin Tegral Satin Cream Cake'i. Proovisin panna sinna biskviidi sisse meie Sohkren Goldenit, millest ma siin eelnevalt juba rääkisin. Panin seemneid sinna sisse, siis ma tegin vahepeale vaniljakreemi ja katsin ta kõrvitsapüreega. Ja läigestasin siis meie Miroir Glassage neutrega. Ja sain päris maitsa koogi, lisasin sellele kõrvitsapüreele, panin muidu puhtalt, aga lisasin natukene sidrunihapet, sellist väikest hapukat maitse nüanssi ja sai päris hea kook. Uskuge mind, võite sügiseks mõelda midagi sarnast. Ja siis on mul näete veel siin spinatipõhjaline kook. See on ka tehtud siis meie Tegral Satin Cream Cake'i baasil. Lisasin ka sinna spinatit, panin natukene sidrunihapet, et ta ikkagi säilitaks ilusti oma sellise rohelise värvi vahustamisel. Ja võin ka teiega retsepti jagada. Tegin vahukoorekreemi vahele, panin mustikaid ja vaarikaid, panin küll külmutatud marju siia vahele.
no lihtsalt, et läbilõige oleks selline ilusam, huvitavam, roheline ja siis erinevate värvinüanssidega ja peale panin siis maasikaid, kuna praegu on juba maasikaaeg täies hoos, pakutakse. Et nagu näete, siit saate üsna puuviljarohke koogi. Ja pealegi veel kena välimusega ka, huvitavama välimusega kui muidu. Ja mis mul siis jäänud on? Mul on siis veel pakkuda teile šokolaadikooki. Seejuures tahan mainida, mina tegin täna küll kooki, aga meil on saadaval vähendatud suhkrusisaldusega tume šokolaad siis ja suhkrusisaldust on seal vähendatud 40%. Et kui kommitegijad on huvitatud näiteks sellisest šokolaadist, siis võib Kuratosest küsida, pöörduda. Mina olen jah rohkem selline tordivalmistaja, nii et ma tegin sellest vähendatud suhkruga šokolaadist šokolaaditordi, aga see sai tõesti väga šokolaadine, kuna ta ei ole eriti magus ka, kuna meie glassage noir, mis sinna peale on pandud, ei ole ka magus ja vahele ma panin jällegi seda hapukat moosi, meie kirsimoosi, siis Topfil Finest kirssi 70%, marju sees. Nii et näete väga hästi saab sellise vähendatud suhkruga, mitte eriti magusa, aga samas nagu sellise efektse koogi. Ja siis olen ma teinud ka, tahtsin teile näidata, et meie seda kirsimoosi ja maasikamoosi saab väga edukalt kasutada ka näiteks dessertide tegemisel. Panin seda kirsimoosi siia, tegin pannakotta ja siis koorest ja siis panin kirsimoosi siia peale. Nagu ma ütlesin, et no ta ei ole üldse magus, et kui pannakotta teeti sellise vaniljese ja magusakka, siis see kirss annab siia peale ilusa, hea sellise hapu nüansi. Ja säilib ka kindlasti kauem, värskeid marju eriti panna ei saa. Et siis ta ei säili, aga selle meie moosiga saab teda siis ikka mitu head päeva säilitada. Aga nüüd ma olengi vist siia laua lõppu jõudnud, et enam seekord ei ole midagi pakkuda. Et loodan, et leidsite endale mingeid ideid ja mõne tooraine, mida saaksite kasutada siis sellisema puhtama etikettiga toodete tegemisel. Aga kas kellelgi küsimusi ka on? Ja kui olete huvitatud retseptidest, siis palun pöörduge kas minu poole või Marianne või Kersti, et siis jagame neid teiega, et saate katsetusi teha, kui midagi huvitas. Aga seniks kõike head ja järgmiste webinaridena. Aitäh, et vaatasite ja kuulasite.